Tere! Nagu juba öeldud, minu nimi on Kertu Pikk ja mina töötan sellises ettevõttes nagu Ericsson ja minu praeguseks positsiooniks on siis Test Development insener. Ja lühidalt siis täna räägin ma endast, kes ma olen, mida ma olen õppinud, siis kiirelt, mis on Ericsson, mis ettevõte see on, siis mul on huvitavad küsimused, kas me üldse teame, mida insenerid teevad, mis on nende tähtsus ja siis lõpuks vaatame natuke täpsemalt, siis, milliste ülesannetega siis Test Development insener siis tegelema peab. Aga siis lühidalt minust. Ma olen pärit Viljandist, Lõuna-Eestist, sellisest toredast linnast. Minu hobide kohta mulle väga meeldib küpsetada, see on üks mu lemmik hobisid. Samuti meeldib mulle ka sportida, käsitööd teha, ühtlasi ka erinevaid miniprojekte teha, ehk siis kui kodus näen, et midagi võiks paremini teha või mingid sensorid kusagile panna, siis võtan selle projekti ette. Ja panin ka kirja 3 enda sellist põhiväärtust, mida ma oma igapäevaelus jälgin, et olenevalt, mis probleemi ma käsitlen või mis iganes mu elus ka ette ei tule, ma proovin alati anda endast maksimumi. Samamoodi, kui ma näen kusagil mingit probleemi, ma näen, et keegi teeb mingit asja väga korduvalt ja ma näen, et sellel on olemas mingi väga hea lihtne lahendus, siis ma proovin alati tõstatada seda probleemi ja seda esile tuua. Ja samamoodi üks kõige olulisem siis nendest on probleemide analüüs. Mis iganes meie elus juhtuda võib, siis alati minu arvates kõige olulisem on see, et pärast seda, kui midagi on juhtunud, me saame analüüsida, miks see juhtus, mida me saame paremini teha ja kuidas järgmisel korral seda probleemi siis mitte enam saada. Ja lühidalt siis minu karjäärist alustasin ma siis 1. klassi Viljandi gümnaasiumist, sest sealt ma olen pärit. Edasi läksin siis matemaatika-füüsika õppesuunda Viljandi gümnaasiumisse. Siis liitusin Tallinna Tehnikaülikooliga, alustasin oma bakalaureuse kraadi elektroonika ja telekommunikatsiooni erialal. Paralleelselt astusin ka sellisesse klubisse nagu Lapikud, see on üks TTÜ tarkvararendusklubi, kus me siis tegelesime erinevate tarkvaraprojektide ja üritustega. Siis otsustasin ma juba bakalaureuse ajal, kuna meie ajal oli see kohustuslik minna praktikale, leidsin siis, et Ericsson tundus selline väga huvitav ettevõte. Läksin sinna. Muidugi, mida ma mäletan see, et alguses oli väga keeruline, et see positsioon, mis ma sain alguses tegelikult polnudki päris see, mida ma tahtsin. Aga mida ma ütlen noortele on see, et väga oluline vahet pole, millisesse ettevõttesse lähed või millisesse positsiooni sa endale saad, et see kasvõi see väike praktika 2 kuud annab sulle väga hea ülevaate üldse, mis see ettevõte on või kuidas see toimub ja kas need väärtused, mis on ettevõttel, kas need lähevad sinu enda väärtustega kokku. Ja pärast seda siis ma otsustasin otse magistrisse minna, õppisin siis elektroonika ja telekommunikatsiooni tehnoloogiaid 2 aastat, lõpetasin selle aasta kevadel ja praeguseks siis töötan juba üle 3 aasta siis Ericssonis ja praegu siis töötan Test Development insenerina. Aga üldiselt globaalselt mõttes Ericssonist rääkides, et me ei ole ettevõte, mis tegutseb ainult Eestis. Me oleme väga suur, üks maailma juhtivamaid telekommunikatsiooni ettevõtteid ja globaalselt siis töötab Ericssonis 100 700 töötajat. Ja siis selle teise numbri alla, mida te slaidil näete, 23 600, selle alla siis kuuluvad kõik teadus- ja inseneritöötajad. Ja täpsemalt rääkides siis Ericsson Eestist, me töötame 24/7, sest meil on tootmisliinid, me toodame igapäevaselt väga palju erinevaid raadiotooteid, ehk siis me peame olema kindlad, et me kõik tellimused, mis meie kliendid meile esitavad, me suudame neile tagada. Ja üks huvitav fakt ka prototüüpide kohta praegu, kuna ma arvan, et olete kuulnud, et käib suur 5G arendamine, siis sellega seoses ka meie prototüüpide arv, mida me siis tootmises teeme, on kasvanud 100 tüki kohta 1 kuus. See on väga suur number.
Ja üks huvitav fakt ka ekspordi kohta, siis Ericsson siis moodustab 5% kogu Eesti ekspordist. Ja veel mõned lahedad väikesed märkused siis Ericsson Eesti kohta on ka, et meil on 47 erinevat rahvust, mis on minu arvates väga lahe. Rahvusvahelises ettevõttes töötamine annab väga hea võimaluse sul endal inglise keele oskust arendada, teistega suhelda ja samamoodi sinu maailmapilt avardub totaalselt. Ehk siis kindlasti, mida ma võin öelda, et inimene, kes ma olin enne, kui ma liitusin Ericssoniga, pole absoluutselt enam see, kes ma olen praegu. Ja töötajate siis Eestis on meil 2100 töötajat. See number on päris suur. Miks see väga suur on, kuna meil on tootmistehas, see töötab 24/7, et enamus sellest umbes 78% moodustavad siis tootmisliini töölised ja ülejäänud on siis insenerid. Ja Tallinnas meil on siis olemas erinevad SMA liinid. Meil on olemas erinevad prototüüpimise laborid, arendamislaborid, testimise laborid, loomulikult kvaliteedikontroll, mis on ühe raadiotoote ehitamisel väga oluline. Loomulikult on olemas meil ka troubleshootimine, ehk siis kui mingid tooted lähevad katki, liini peal juhtub nende midagi, siis me saadame need tagasi troubleshooti. Ja siin saategi näha siis sellist põhilist tootmisvoogu, mis töötab ka Tallinna Ericssoni tehases, et kõigepealt me siis nii-öelda SMA liini peal toodame kõik komponentid, paneme need PCB boardi peale seda siis toimub meil PCB boardi test, me testime kõik boardid üle, vaatame, kas kõik funktsionaalsused töötavad, siis me paneme selle toote kokku ja siis me paneme selle toote testimisjaama ja kontrollime, kas see vastab meie tingimustele, mida me tahame oma klientidele anda. Ja loomulikult selle testimise käigus, nagu ka igapäevaelus, midagi võib valesti minna, võib-olla mõni kaabel ei tööta, siis jällegi me saadame selle repairi, parandame need ära ja siis saadame uuesti testimisse tagasi. See on väga oluline sellepärast, et me ei saa lubada endale, et kui meie saadame välja raadiotoote ja see installitakse kuhugile masti otsa, et see ei tööta, sest tänu sellele meie teiega saame üksteisele helistada. Aga rääkides siis lähemat insenerist, ma panin ühe laheda pildi inseneeria meetodist. Minu arvates see on üks põhialuseid, kuidas insenerid töötavad. Kõigepealt, mis üldse insener tegema pead, mis on tema eesmärk? Kas keegi oskab vastata sellele küsimusele? Mida insenerid teevad? Tehnilised lahendused. Ja, seda võib selles mõttes kindlasti õige vastus. Ja ka tehnoloogia nälgimine. Mida ma tooksin välja on siin see, et inseneri põhiülesanne on lahendada probleeme. Et samamoodi need võivad tulla tehnoloogiast, näiteks on mingisugused uued meetodid või uued sensorid kasutusele tulnud, siis meie peamegi lahendama selle probleemi, et kuidas siis seda uut tehnoloogiat panna tööle. Ehk siis põhiline on lahendada probleeme. Ja kuidas siis insener töötab, kõigepealt peaks aru saama, mis see probleem on, mida ma lahendama hakkan. Teiseks, mis on väga oluline, et tuleks aru saada, kellele seda probleemi on vaja lahendada, mis on sinu sihtgrupp, millest nemad huvitavad, mis on need tingimused, mida me peame täitma oma kliendi jaoks. Ja kolmandaks, mis on väga oluline, tuleb aru saada, miks see probleem on üldse oluline, kust kohast see probleem tuleb. Ehk siis, mida ma öelda tahan, on see, et inseneerias tuleb väga palju tegeleda probleemidega. Kui sina oled praegu noor ja mõtled, igapäevaelus vahet pole, mis sulle ette tuleb, näiteks midagi on katki või sa teed näiteks mingeid tegevusi väga korrapäraselt. Ja need on mingid väga lihtsad tegevused, mida sa lihtsalt kogu aeg ketrad. Aga sa mõtled selle peale, kuidas seda lahendada lihtsamini, kuidas panna enda jaoks tööle, et sa saaksid oma aega vähendada ja teha selle arvelt hoopis midagi muud. Et minu soovitus, et kui sa kaalud alles õppima minna IT-d, siis väga oluline osa komponent sellest on, et
kui sa huvitud probleemide lahendamisest ja sind huvitab tehnoloogia, IT, siis kindlasti ma arvan, et IT on üks parimaid valikuid sinu jaoks. Rääkides karjäärivalikutest, minu arvates absoluutselt kõik karjäärivalikud, mida igaüks meist teha võib, on väga positiivsed. Aga siin juures tuleks minu arvates meeles pidada 4 väga olulist aspekti. Et mida iganes me ei õpiks teoreetilises mõttes, minu arvates väga oluline aspekt on selles, et rakendada oma teadmisi praktikas. Jah, ma võin lugeda raamatu läbi, saada absoluutselt hästi teooriast aru, aga kui sa ei ole seda praktikas ise läbi teinud või proovinud ise seda kellelegi teisele selgitada, siis see võib saada sinu nõrgaks kohaks. Kui sa tahad olla väga tubli, siis just sellist praktilist poolt ma sulle väga palju soovitan, et leida endale neid võimalusi. Tänapäeval on olemas väga palju erinevaid üritusi, workshop'e, häkatone, mis iganes. Võtke neist osa. Ma tean, kui ma võtsin ise osa oma esimesest häkatonist, ma ei teadnud väga üldse, mis seal tegema peab, kuidas see toimib. Aga just nii, kui te ise võtate initsiatiivi ja proovite, siis nii te saate kogemust ja aru saama, kas see meeldib teile või mitte. Ja üks punkt veel suurendada oma tutvumisringkonda, selle all ma mõtlen just seda, et leidke võimalusi töötada erinevates ettevõtetes. Suurendage oma networki, mida rohkem kontakte sul on, seda lihtsam selles mõttes sul tulevases karjääris on, mis iganes sul vaja ei oleks või järgmisel päeval näiteks otsustad kusagil üldse mujale tööle minna, siis sa juba tead, et sul on selline suur tutvusringkond olemas ja uskuge mind, see aitab mind ja teid. Ja veel üks oluline point, mida ka mina tundsin, kui sa lõpetad ära näiteks bakalaureusekraadi pärast 3 aastat, usku mind, sa ei ole kõige targem inimene maailmas. Sa lähed ettevõttesse tööle ja seal on täiesti uued protsessid. Jällegi, kui sa oled ainult koolis keskendunud teoreetilisele osale ja mitte proovinud asju praktikas teha, siis on päris raske järjele saada. Mistõttu ma soovitangi leida hästi palju erinevaid võimalusi, kuidas siis praktikas asju tööle panna. Ja kokkuvõtteks siis minu arvates eduvõti insenerina on väga oluline suhtumine, kommunikatsioon. Kuidas sina ise suhtud endasse, kuidas sa teistega räägid ja kuidas sa leiad neid võimalusi ja initsiatiivi. See näitab sinu kohta väga palju. Aga nüüd lühidalt siis ka minu positsioonist, Test Development Engineer. Selle pildi veel te näete lahedat masti. Proovin, kas ma saan siit näidata. Vot siin all, vot need 2 valget kastikest. Neid nimetatakse raadiotoodeteks. Ja just nende väikeste valgete kastikestega tegelen siis mina. Tegelen siis nende testimisega, riistvara valmistamisega selleks ja jällegi lõppeesmärk on see, et me vastaksime vastavalt spetsifikatsioonidele ja suudaksime siis oma klientidele anda võimalikud kvaliteetsed tooted. Ja selle slaidi peal ma siis tõin välja ka mõned praegused kuumad tooted, millega siis me põhiliselt tegeleme. Te näete, et neid tooted on palju. Need ei ole kindlasti kõik tooted, mis me praegu on, see on lihtsalt osa nendest. Mis praegu kõige huvitavad tooted on AIR tooted. Lühidalt siis need on Air Interface Radios, mis tähendab siis seda, et kui varem antenn ja raadio mastis olid eraldi, siis nüüd me oleme need 2 tükki kokku kombineerinud. Aga te võite ette kujutada, et kui me 2 raadiotüki kokku paneme, siis selle testimine ja arendamine muutub veelgi keerulisemaks. Ja tõin siia välja ka Test Developmenti inseneri põhioskused. See on minu arust väga lahe positsioon, sest see hoomab endas 4 põhilist kategooriat. Sul peab olema tarkvaraoskusi, sest sa pead tegema tarkvara valmis, et seda toodet testida. Riistvara, sa pead valmis ehitama selle testijaama, millega sa seda toodet testid. Ehk siis signaaligeneraatorid, kõik kaablid, kogu
kompott kokku, et sa pead aru saama, kuidas seda ehitada. Vajadusel, kui midagi katki läheb, siis vahetada ja nii edasi. 3. punkt, mehaanika. Tihtipeale ma ise laboris võtan ette mingisuguse boksi, kus on vaja vahetada näiteks mingisuguseid RF-kaableid või atenuaatoreid, siis tuleb lihtsalt kasutada oma mehaanikateadmisi ja aru saada natukene mõõtmistest ja siis asi ära teha. Ja muidugi 4. kõige olulisem komponent on telekommunikatsioon. Tuleb aru saada, kuidas raadiotoode mastis töötab, sellepärast et testiga, mida me proovime raadiotoodet testida, me peame aru saama, mida see raadio seal masti osas tegema peab. Sest me proovime simuleerida täpselt seda sama käitumist lihtsalt oma testiga. Ja siia ma panin siis 3 põhilist tööülesannet, mis siis test development inseneril on. Esimene on siis arendada raadiotoodete testimise tarkvara, millest ma ka lühidalt juba rääkisin. Teiseks, selle pildi peal näete ka tootmisliini, ehk siis need suured kabinetid nende monitoride taga ongi siis need testjaamad. Siia fikstuuri peale me paneme raadiotoote ja testime ta ära, enne kui me siis oma kliendile ta ära saadame. Ja minu põhiülesandeks ongi tegeleda selle suure kabinetiga ja kindlustada, et kõik need kaablid ja kõik parameetrid töötavad. Ja 3. on siis muidugi riistvara ja tarkvara platvormi arendamine, sellepärast et nagu igas erinevas IT-projektis meil peab olema mingisugune platvorm, mille peale me saame ehitada. Ehk siis Ericssonis samamoodi meil on ühine platvorm, mille peale me siis ehitame erinevad tooteid, uued raadiotooted tulevad, me lihtsalt arendame mingisuguseid osa tarkvarast, mingisuguse osa riistvarast ja niimoodi siis me oma uusi tooteid integreerimegi. Aga aitäh teile ja nüüd küsimuste voor. Tehas. Just. Mida seal tehakse? Kui palju seal ma lähen korra slaidi tagasi. See ongi pilt meie Lasnamäe tehasest. Ja nagu enne mainisin, kokku on meil Tallinnas 2100 töötajat ja umbes 78% nendest töötavadki Lasnamäel ja nemad tegelevadki siis nende toodete siia asetamisega ja siis testimisega. See on siis põhiliselt tehnikute töö. Ei, tehased me rohkem Eestis ei ole, just. Kiire küsimus. Ma ise õpin praegu telekommunikatsiooni ja mul tuleb 3. kursusel siin. 3. kursusel tuleb praktika. Et kui ma nüüd tuleks teile, mida ma teha saaksin praktikandina seal? Ericssonil on pakkuda väga palju erinevaid praktikakohti. Mina praegu räägin siis osakonnast, kus töötavad raadioinsenerid, kuid meil on olemas ka erinevaid teisi osakondi, mis siis tegelevadki reaalselt kas ainult selle PCB-boardiga või siis selle raadiotootega ise. Et see oleneb täiesti sinu enda huvidest. Et kas sind huvitab rohkem reaalselt, kuidas PCB-boardi peal volte ja ampreid mõõta või sind huvitab rohkem tarkvara poole, et kuidas see kõik asi kokku töötab. Ja selle kohta ka informatsioon, et märtsis on selline üritus nagu Võti tulevikku ja Ericsson on kindlasti seal kohal ja märtsis nad alustavad aktiivselt karjääri pakkumisi ja nad tulevad välja ka erinevate praktikakohtadega. Et soovitan sul sinna kindlasti minna. Aga võtame siis ühe küsimusega veebist. Enne mainisin, et olite Lapikutes. Mida õppisite seal alles? Nii, Lapikutes ma astusin kohe siis, kui ma tulin bakalaureusesse. Alguses olin ma seal turundusjuht, juhatuse liikmes ja siis olin ma tarkvara arendusklubi esimees. Kõige rohkem, ma arvan, mida ma sealt õppisin, oli see, kuidas tuleb teha ühte tarkvaraprojekti. Sest sel ajal me tegelesime tarkvaraprojektidega ja ka mina ise juhtisin mõnda neist. Et ma arvan, see oli kõige selline väärtuslikum kogemus minu jaoks. Aga teeme ühe suure aplausi Kertule. Aitäh!